Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere tulemast kuulama rahvuskonservatiivset poliitikasaadet Vaba Sõna. Stuudios on Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed, ja me vahendame teile kõige värskemat teavet Riigikogu istungisaalist, Riigikogu komisjonidest ja muidugi kuluaaridest. Et täna teeme kokkuvõtte Riigikogu kevadistungjärgu rahvuskonservatiivide jaoks kõige olulisematest saavutustest ning viimasel istungjärgul arutusel olnud eelnõudest, et selle hulgas on hädaolukorra seaduse esimene lugemine, mis paneb paika varjendite ja varjakohtade ehitamise nõuded, ja räägime sellest, kuidas rahapesu tõkestamise sildi all hakatakse massiliselt ka seaduskuulekate inimeste kohta andmeid koguma. Nimelt võeti vastu siis rahapesu tõkestamise seadus, kus on muidugi palju küsimärke. Ja kolmanda teemana väga suuri laineid löönud vähemalt sotsiaalmeedia kaudu ja inimeste hinges, küll mitte peavoolumeedias. Nimelt EKRE taotlusel valminud rahvusvahelist raportit e-valimiste kohta, mis andis ülimalt kriitilise hinnangu praegusele olukorrale. Evelin, mida sina pead kõige suuremaks saavutuseks kevadistungjärgul? Me oleme ju opositsioonis, me küll saame survet avaldada, aga tavaliselt ikkagi sõidetakse meie eelnõusest üle, aga on ju üks erand. Sina olid põhiseaduskomisjonis seda kaitsmas. Ja, tere ka minu poolt, ja kui nüüd tõesti tagasi vaadata sellele istungjärgule, siis ma arvan, et kõige olulisem seadus oligi see valimisõiguse piiramine nii Valgevene Vene kodanikele kui ka hallipassi omanikele, ja ma leian, et EKRE kõige suurem panus oli, et me ei lubanud mitte kodanikel ehk nendel hallipassi meestel saada kirjutatud põhiseadusesse. Ja natukene aega, me olimegi nii resoluutsed, et kas te saate meie hääle, siis peate ka hallipassi mehed põhiseadusest välja võtma, ja alguses nad pusisid vastu, aga väga resoluutselt ähvardasid, et me teile teeme, me näitame, kui venemeelsed te kõik olete. Kui me ütlesid, et sõimake palju sõimate, meie ei luba 60 000 mitte kodanikku jätta valimisõigusega. No 60 000 on neid täna, aga me ei tea, kui palju neid on paarikümne aasta pärast, et lõpuks on nad kõik siin mitte kodanikud, kes soovivad Eestis valida kohalikel omavalitsuste valimistel, et me enam ei kontrollikski oma riiki. Ja see oleks põhiseadusesse sisse kirjutatud, see oli nii hull plaan, et aga erandina on ju siin tohutult kõrge häälte lävend, ehk siis koalitsioon mängis ennast lõpuks ise nurka, ta ei saanud hääli kokku, sest sotsid ju keeldusid viimase hetkeni seda toetamast. Ja no meie ütlesime, et
me põhimõtteliselt ei anna oma häält, kui halli passi omasid välja ei võeta. Ja lõpuks nad alistusid, sest on vaja 4 korda rohkem hääli, poolthääli kui vastuhääli, nii et see hästi kõrge lävend. Et EKRE hääled lugesid, olid kaalukeeleks ja isegi sotsid murdusid vist üks päev enne, et nad nägid, et midagi ei ole enam teha. Mitte kõik. Keegi vist jäi. Et asi on selles, et nad tahtsid nagu nägu säilitada vähemalt Eesti valijate ees, et nad viimase hetkeni võitlesid ja märatsesid, Ossinovski ähvardas seal parteikaaslasi. Ja... No Odinets oli ju ka põhivõitleja seal, aga rohkem minul küll ei tule midagi positiivset meelde. Kui nüüd viimasel Riigikogu istungi päeval veel tuli raamatupidamisseadus, millega siis lükati neid kestlikkuse aruande nõudeid keskmistele ettevõtetele 2 aasta jagu edasi. Kusjuures see seaduse nagu leevendus tuli Euroopa Liidust, aga kõige naljakam ja kõige piinlikum moment oli, kui Õnne Pillak tuli pulti ja ütles, me toetame seda seadust, me tahame bürokraatiat vähendada. Mõtled, mida sa valetad? Et mis sa tahad, 8 aastaks tahad mingit bürokraatiat vähendada? Normaalne oleks see seadus, kestlikkuse aruande nõudmise seadus prügikasti visata. Et see kahepalgelisus ja see silmakirjalikkus, see on nii väsitav. Kui sa oled lurjus, ole lõpuni lurjus, ära käi mängimas seal mingit inglit. Aga vaatame automaksuga, et me andsime maksude teemal muidugi väga kõva lahingu. Mul oli veel viimati siin ööistung, kus ma kell 1 pidasin 3 kõnet nende viimaste eelnõude vastu, üks hullem kui teine, eks ole, ja osad olid siin tuulikute pealetungiga seotud ja aga ma korraks, mulle üks tähtis mõte ütlemata, mis puudutas seda valimisõiguse teemat, vaadake, see oli EKRE programmis algusest peale, et valimisõigus olgu ainult Eesti kodanikel. Ja me saime vähe siis, mina ütlen, et isegi Euroopa Liidu kodanikud ei tohiks Eestis valida, et minu jaoks ei ole see teema veel lõpetatud, aga Vene kodanikud ja mittekodanikud saime välja nende hulgast. See oli suur saavutus, see oleks pidanud olema nii 91. aastast saadik ja see oli kurioosum, et see tegelikult sees oli. Lätis see nii ei olnud. Nii et mina ütlen, see rahvuskonservatiivide väga suur võit väga pika aja peale, sest kui see oleks sisse jäänud, siis meil oleks seal 60 000 ja seal kandis valijaid olnud ka 10 aasta pärast. Need, kes ei ole eesti keelt ära õppinud, Eesti kodakondsust tahtnud, see jääb minu meelest ilmselgelt meie 4 aasta kõige suuremaks saavutuseks. Seda on küll, et me ju ei tea, kes on tulevikus see hallipassi mees ehk määratlemata kodakondsusega isik, kes siis oleks tulnud valimistel oma häält või oma õigust nõudma, et juba praegugi vaatad, kes need on Süüriast kes ei taha tunnistada, mis on üldse nende kodakondsus, valetavad või ka Palestiina, et see Eesti riik ei ole tunnustanud ja me ei teagi, mis no täielik kaos. Maailmas on veel tunnustamata riike, kui need siis nõukogude ajast jäänud inimesed, kes ei suutnud ära otsustada, millist kodakondsust nad võtavad, aga kui ei suuda ära otsustada, siis ei ole ka riigivõimu juurde asja, eks ole, aitab küll. Nii et mul nagu süda hüppab sees, et me suutsime väga suure asja läbi suruda. Aga mida veel öelda, et sa ise andsid väga võimsa lahingu tuulikute teemal, et me võitlesime siin ikka kõvasti, iga nädal oli peaaegu mingi planeerimisseadus üleval, mingisugused roheenergia läbiviimist kergendavad eelnõud, et teatud määral on avalikkus ikkagi palju targemaks saanud tänu sinu etteastetele, tänu ka minu etteastetele, tänu EKRE etteastetele, et kõik me oleme olnud nagu müür selle hulluse vastu ja ma näen, et info levib, et praegu me oleme ainuke jõud, kes on nagu selgelt öelnud, et meie oleme selle tuugeni terrori vastu, meie oleme siis punase rohepöörde vastu, et lõpetame selle tegelikult kohe ära. No sellel rohepöördel või tuugenite pealetungil ei ole ühtegi mõistlikku seletust. See on ilmselgelt Reformierakonna rahapesu.
projekt ja tänu nendele ütleme, teema üleval hoidmisele on õnnestunud siis ka vaatajaid ehk inimesi, kes vaatavad Riigikogu istungeid, teadlikkust tõsta infoga, neile infot jagada, sest ma vaatan kas või Vinni valla näitel, et inimesed ei teadnud, kui suured need tuulikud on, et mis juhtuma hakkab, sest üldplaneeringute ja ajal ei toimunud piisavalt kaasamist ja mul on hea vaadata, et inimeste teadlikkus on väga palju tõusnud ja koosolekutel, Anti, nendel viimastel koosolekutel ja rahvakohtumistel, kus me oleme käinud, ütleme nii, et pool saali inimestest juba teavad, väga palju teavad. Et me peame lausa nagu mitte enam, alguses me rääkisime väga palju üldistest teemadest, et mida need tuulikud kujutavad, kui võimsad, mis nendega kaasneb, aga nüüd me peame juba päris detaili minema, me peame rääkima ka seadustest ja tõepoolest viimasel istungi nädalal joosti amokki, üks hull seadus teise otsa ja kusjuures muidu on 2 lugemise vahel olnud nädal, teise ja 3. lugemise vahel on olnud nädal. Nüüd oli ühel päeval, teisipäeval oli teine lugemine ja kolmapäeval tehti juba 3. lugemine otsa, et selline amokki jooks, nagu oleks, ma ei tea, viimne päev tulemas. No ma räägin siis mõnest positiivsest asjast ka, sest on ka mõned olulised eelnõud, mida peaks tegema mis tahes valitsus. Tõsi, sellega ollakse väga palju hiljaks jäädud, aga esimesel lugemisel oli teisipäeval selline seadus nagu hädaolukorra seadus, mis siis paneb paika avalike varjendite ja varjekohtade ja siis ka nii-öelda suletud varjendite, mitte avalike varjendite mõiste on selle kohta ehitamise kohustuse. Et tegelikult Soomes on see olnud juba väga ammusest ajast, kunagi Eesti ajal oli see nõue 30ndate lõpul, et vahepeal jäi ju kõik soiku ja ma ütleks, et sellega on veel venitatud, loomulikult oleks pidanud sellise süsteemi isegi säilitama, hoidma alles ka need okupatsiooniajast pärit varjendid vähemalt mingis talutavas korras, aga osad arvasid, et ega enam kunagi mingit ohtu ei tule, ajaloo lõpp on käes. Et ma olen ise siin riigikaitseõpetajana ikka nüginud kogu aeg seda teemat ka õpilastel harimiseks, viisin neid sinna valitsuse varjendisse, Eesti NSV valitsuse varjendid, näitasin, kuidas siis omal ajal ehitati varjendeid, see Eesti NSV valitsuse varjend asub Kosel ja see siis pidi lausa tuumasõja vastu kõlbama, et oli igal juhul huvitav käik, kuidas seal mitu meetrit betooni pidi inimesi kaitsma. Aga miks me siis sellised ressursid raisku laseme, kuhu on pannud meeletult omal ajal betooni ja raha? Need võiks tänapäeval korras olla ja ka meie turvatunnet toita. Nüüd siis infoks nii palju, et avalik varjend plaanitakse siis rajada uutesse ehitavatesse hoonetesse, mille suletud pindala on vähemalt 10 000 ruutmeetrit ja see peaks hakkama siis kehtima 2026. aastast. Aga 2028. aastal tuleb mitteavalik varjend rajada, kui püstitatakse elamu, majutus- või toitlustushoone, büroohoone, kaubandus- või teenindushoone, meelelahutus, haridus, tervishoiu, muu avalik hoone või erihoone, mille suletud netopind on vähemalt 1200 meetrit, tööstuslaohoone, mille suletud netopind on 1500 meetrit, ehk lühidalt asjad hakkavad tasapisi õiges suunas liikuma, et asi seegi, et sügisel siis läheme eelnõuga edasi ja ma loodan, et see seadus saab ilusti katuse alla. No vaatame, loodame, sest võib-olla tuleb mõni arendaja suure rahakohvriga jälle Reformierakonna hõlma alla ja ütleb, et oi, ehitus läheb väga kalliks, kui nüüd need nõuded peaks tulema. Ja, no vaata, nad tahavad natukene vähemalt näida, ehk siis sellega on 30 aastat hilinetud, aga olgu siis nüüd tehtud. Aga ma tahtsin Eveli rääkida ühest riukalikust seadusest sel nädalal, nimelt võeti juba vastu 3. lugemisel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise
eelnõu. Et nüüd on asi selles, et jah, muidugi rahapesuga tegeleti Reformierakonna minister Ligi ajal, kes oskuslikult ei näinud mitte midagi, sadade miljardite ulatudes kanditi Venemaalt ja Aserbaidžaanist ja ei tea kust veel hiiglaslikke summasid, nagu me teame. Noh, siis hakati võitlema lõpuks selle vastu. Et kui, ja vaata, siis saad peksa igasugused väiksemad tegijad, et mingid firmad, kellele kontosid ei avata, kuna neil on seal mingisugused 10 000 eurosed ülekanded, kiusatakse ja ahistatakse, aga siis, kui pangad seda tegid, siis lasti sellel lihtsalt nii kaua toimuda, kui vaja. See toimus Swedbanka tasemel, see toimus mäletatavasti Danske panga tasemel, no siis ei ole mitte keegi Eestis karistada saanud. Tõsi, Rootsis on üks panga tegelane saanud karistuse ja said ka trahvi pangad, aga Eestis on kõrvulukustav vaikus. Keegi teenis meeletuid summasid vahendamise ja selle nende varifirmade tegemise pealt, aga mitte keegi ei ole siis süüdi mõistetud. Aga nüüd selle eest nad siis nagu teevad enda arvates korralikku rahapesu vastast võitlust, aga mida see siis tähendab? Ehk siis eelnõu järgi tekib olukord, kus 11 riiklikust andmebaasist hakkab rahapesu andmebüroo inimeste kohta andmeid koondama ja tekitab superandmebaasi. Ja siis ta hakkab otsima nende põhjal igasuguseid mustreid. See meenutab nagu mingid ulmefilmi, et kusjuures mul ei tule selle filmi nimi hetkel meelde, aga seal oli samamoodi, et AI kuskil arvutas välja või oli seal mingi selgeltnägija, et kes muutub mingil hetkel kurjategijaks ja see büroo ju muutub samamoodi, noh, hakkab arvutama, kas oled rahapesija või mitte, aga ma mäletan juba esimest korda, kui nad hakkasid seal 10 euro kallal inimeste kohta andmeid koguma või panid panga konto kinni ja firma ei saanud äri ajada. Ma mäletan, mul on väike ettevõte, läksin siis üks päev panka mingit asju ajama või ma pidin andmeid uuendama minema, siis hakati küsima, kes on see põhilised partnerid, millega nad tegelevad, kes ja kui suur on see käive ja kui palju te arvate, et milline te järgmise aasta käive on. Need küsimused olid nii privaatsed. Ja süüdistavad. Ei, nad ei olnud ka süüdistavad, aga mulle tundus, et minu privaatsusesse tungitakse. Ma pean nendele andma oma klientide mingid andmed, ja mul tekkiski selline tunne, et anna armu, et mida te veel tahate, et need küsimused panga poolt olid juba siis liialt privaatsed ja tundsin, et minu ettevõtlusvabadus piiratakse. Aga siis, kui räägitakse mõnest tuhandest eurost, siis tohutud aruanded, mida tavainimene seal täidab internetis. Aga jällegi selline eliitkorruptsioon pääseb kenasti võrgus ilmast läbi, et see on see halb asi. Rahapesu vastu tuleb muidugi võidelda, aga mitte nii, et kõik pääsevad need suured pätid. Ja vaadake siis see massiline superandmebaasi kaudu info töötlemine ja profileerimine, et äkki leitakse mustreid, kus on mingi viga. No miks ma ei imesta, kui rahapesu andmebüroole satuvad sellised asjad, et hakatakse jälle kiusama mingisuguseid kindlaid poliitikuid, või nendega mingisuguseid parempoolse maailmavaatega suurettevõtjaid ja lihtsalt juhuslikult avastatakse nii öelda midagi, mingi muster, mis neile ei meeldi. Ja siis selliseid toimikuid hoitakse minu meelest 10 või 15 aastat alles. Aga inimene ei pruugi olla mitte midagi teinud. Ehk siis neile tuleb suur võim sisse, aga põhiline on see, et nad võivad valida, keda nad kiusavad, keda mitte. Ja siis hakkab jälle juhtuma, et teatud inimesed pääsevad, kes tegelikult võiksid olla uurimise all ja teatud normaalsed ettevõtted, neid hakatakse lihtsalt kiusama. Aga see on ikka hullumeelne küll, et nad teevad selle masinloetava andmekogu, mida siis, et hakatakse siis töötlema ja vaadatakse siis olemasolevaid andmekogusid koos mõjus, et välja selekteerida, et millal su käitumine
kuidagi ohtlikuks muutub. No mustreid, nende jaoks on nii, et mis on natuke imelik, eks ole, aga me ei tea, mida nad seal lõpuks endale siis arvutisse panevad, et see võib olla suurem võim, kui mida kaitsepolitsei uurib, et need on tohutud andmemassiivid, mis nende kätte liiguvad. No, tohutud. AI-ga hakatakse neid veel töötlema. No see on siis osa või tähendab numbrituvastus. Need kaamerad on osa sellest süsteemist nähtavasti saavad olema, et vaatad, kuidas kogu aeg jälgimine või suureneb, ja seal juures tekib küsimus, et milleks on see nii massiline jälgimine vajalik, et kas siis kardetakse oma inimeste mingit negatiivset reageeringut, et meil on vaja neid numbreid näiteks kaameratel tuvastada, pildistada ohjeldamatult inimeste autosid. Nüüd on siis ohjeldamatu andmete kogumine. Ja antaksegi väga suur võim kellegile, mõtlen, väga suur. Ja see on muret tekitav, et sellist AI-põhist hiigelsüsteemi nagu ei tule meelde praegu. Muidugi politsei võib vajadusel kuriteo kohta ka igalt poolt andmeid küsida, aga siis peab olema põhjendatud kahtlus. Praegu tehakse seda lihtsalt nagu seirena, massilise automatiseeritud jälgimisena. Nii et ta küll on anonüümne väidetavalt, aga tuleb välja seaduse järgi, et väga kergesti saab mingi mustri nägemisel või lihtsalt selle isikustada. Nii et mina ei tea, mis imeasi sellest lõpuks välja tuleb. Kahtlused on väga suured ja me rahvuskonservatiividena hääletasime muidugi sellele päris rangelt vastu. No, kui vaadata Reformierakonna tegevust, siis nähtavasti nad kaardistavad, kus saaks raha veel küsida. Väga huvitav, mis sellest kõigest saab. Mina olen murelik selle massilise jälgimise osas ja ma olen mures sellepärast, et prokuratuur töötab ebaausalt. Üks kodanik Johanna-Maria Lehtme seikleb siiamaani mööda maailma ringi. Tallinna Sadama superkorruptsioon aegub, nendele pättidele makstakse 1 000 000 eurot kahjutasu, siis ei juhtu midagi. Aga kui on vaja, lüüakse siis kellegile niimoodi valikuliselt konks selga. Aga Evelin, see teema on, isikuvabaduste teema on oluline, me tuleme selle juurde kindlasti tagasi, aga teeme väikese pausi ja oleme kohe stuudios tagasi. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja me oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, et täna arutlevad rahvuskonservatiivsest vaatenurgast poliitika üle Anti Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Ja nüüd lähme selle kõige põletavama teema juurde, ehk sel nädalal tuli ära lõpuks kaua oodatud OSCE, Demokraatia ja Inimõiguste Instituudi, lühendatud ODIHR-i raport e-valimiste kohta. Ja see kriitika oli raputav, see oli hämmastav ja oli ka väga hämmastav, kuidas seda vastu võeti, et kui raportit arutati Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis, siis oli seal vähemalt osa ajast kohal ainult EKRE ja Keskerakonna esindaja. Tõsi, ma hiljem märkasin, et vähemalt oli pildis ka Irja Lutsar, aga kas sina nägid seal veel kedagi, et igal juhul reformikatest ei olnud seal küll ühtegi jälge, need olid kadunud ja ei tulnud isegi kuulama. Mõtle siis rahvusvaheline, kõige autoriteetsem valimiste aususe ja demokraatlikkuse hindaja OSCE raport, neid ei huvitanud. Või oli neil midagi, mida peita? No, või ju nad ei tahtnud tõde kuulda, sest tõesti see kriitika, mis sealt raportist tuli, et see auditeerimine on puudulik ja ei ole ka teada, kuidas toimuvad vanadekodus need grupi hääletamised, et selliseid detaile, mis tegelikult peaksid olema ühes demokraatlikus valimissüsteemis, et neid ei tohiks olla. Aga e-valimistel näiteks kõik need olid, sest
nemad ju mõõtsid ka seda, et kas hääletamine on salajane ja kas tulemused on õigesti ja hääled on õigesti kokku loetud ja kas kõik hääled on võrdsed ja hääletamise universaalsus ja hääletamisprotseduuride läbipaistvus. Ja kas saab valimiskaebusi esitada, nad leidsid nagu tohutult probleeme valimiskaebuste esitamise teemal, regulatsioonide teemal ja mis kõige kohutavam on kogu aeg olnud, et tegelikult puudub kontroll nende üle ja nad ütlesid ka, et kontrollitavuse probleem on väga suur, et ei näidata vaatlejatele seda, mida nad tegelikult tahavad näha. Et see ei ole kontrollitavus ja minu hinnangul ei ole tegelikult tohtinud selliseid valimisi olla 2005. aastast. See on lihtsalt kurioosum, et meil on kontrollimatud valimised ja meil on lihtsalt ka väga suured kahtlused, eriti veel viimaste valimiste võltsimise osas. Ja puudub ka ju anonüümsus, et audiitor tohib audiitor tohib minna ja vaadata, kas see hääl, mis anti, et kellele see kuulus ja kellele see anti ja ma pean ära tooma ka ühe huvitava kogemuse põhiseaduskomisjonist, et põhiseaduskomisjon tegi ühe välisistungi valimisteenistuses ja meile siis tegid väikse ülevaate valimisteenistuse juht Arne Koitmäe koos oma nõuniku Indrek Leesiga. Nad siis rääkisid, et kuidas see e-hääl seal auditeeritakse, kuidas see antakse ja jõudsime jälle selle teema juurde, et see etapp, mida tõi välja ka Tallinna Tehnikaülikooli teadur, et see etapp, kus on võimalik lisada täiesti uued sedelid, et seda etappi saab auditeerida nagu pistelise kontrollina. Ja esiteks, mäletame, eelmine saade ka rääkisime, Arne Koitmäe jäi vahele valetamisega. Riigi valimisteenistus juht. Jah. Ta jäi valetamisega vahel, ütles, pistelist kontrolli tehti, aga seda ei olnud ju kuskil protokollitud. Ja järgmisena tahtsime ju teada, et kas kuskil on mingi salvestus nende tegevusest. Ei, see salvestus hävitati koos häältega ja ma siis püüdsin ikkagi täpsustada, küsisin sellelt Indrek Leesilt, kes siis oli ise nagu väga aktiivne, rääkis, et kuidas ikkagi kõik asjad auditeeriti ja ütles, et aga me ei saa ju kõike vaatlejatele näidata, et on privaatsed andmed, isikukoodid ja siis ma küsisin ta käest, et kui te nüüd auditeerisite, et kuidas see siis toimus, et kas te saatsite vaatlejad selleks hetkeks välja või katsite osa ekraanist, siis see vaatas mulle otsa, natukene tundus, et kurk oli kähe, ütles, et ta ei mäleta enam, et see toimus 2 aastat tagasi. Mõtlen, halloo, et kas teil ei ole siis protseduure? Protokolli. No mitte ainult protokolli, vaid protseduure, et kui toimub, ütleme, selle etapi auditeerimine, et kuidas siis toimitakse, et privaatsed andmed katame ekraani või saadame vaatlejad korraks välja, et tegelikult valetati nii kõrgel tasemel, see on ju demokraatia alus, on ausad valimised ja nemad valetavad ja vassivad ja ei mäleta. No minu meelest punt tuleb lahti teha seal. See olgi see, et kui minister valetaks sellisel moel, siis ta peaks lendama päevaga. Aga meil on ju kaalul kogu usaldus kogu demokraatliku protseduuri vastu. Kõikide nende Riigikogu liikmete legitiimsus, valitsuse legitiimsus ja kõikide otsuste legitiimsus. Ehk siis OSCE raportis öeldi punktis 19, et kogu tarkvara ja riistpea peab olema täielikult avalikkusele läbipaistev ja kontrollitav, et peab saama auditeerimist kontrollida, lähtekoode, konfiguratsioone. Ja valimisteenistus tunnistab, et nad ei saa seda kõike näidata, väga tore. Aga selliseid valimisi ei tohi siis teha, kui ta ei saa näidata. Ja kui vahepeal on need tükid paika läinud, et TTÜ teadlased ütlesid, et jälge jätmata võib välja vahetada kõik hääled teatud hetkedel, programmis on augud. Samas kontrollida ei saa
Ja samas valimisteenistus valetab kõigile näkku, et nad on teinud pistelisi kontrolle, mille kohta ei ole ühtegi protokolli tehtud, mitte ühtegi jälgi ja järelikult valetas. No siin me siis oleme oma valimiste usaldatuvusega, et nagu me nägime viimastel valimistel, et Riigikogu valimistel, kuidas kogu Eesti värvus kollaseks, Reformierakond sai seljavõidu igal pool, vabandage, et kuidas need lood ka ei ole, fakt on see, et me ei saa kontrollida, kas peteti või ei petetud. Selliseid valimisi ei tohi olla, kus ei saa kontrollida sõltumatud vaatlejaid, hääli üle lugeda, et inimesed pannakse musta kasti uskuma ja võib öelda ka, et väga head tööd on teinud e-valimiste kriitik Märt Põder, kes muide tõsteti ühelt koosolekult politseiga välja, kuna ta tahtis ikkagi seal teemad arutamise juures olla. Et see asi on ikkagi 20 aastat olnud mädane. Mujal maailmas neid ei tehta peale Venemaa ja Venezuela. Ja nagu ei tahetagi aru saada, et seda süsteemi ei ole ju võimalik kontrollida. Me ei ole nii targad, et me suudaksime luua süsteemi või elektroonilist süsteemi, mis oleks läbipaistev, mis oleks vaadeldav, mis oleks kontrollitav, vaid see kõik, see häälete lugemine toimub ju mustas kastis ja sellisel viisil ei ole ju võimalik valimisi läbi viia. Et ükskõik kui palju te seal oma süsteeme arendate, aga see juurpõhjus on vale. See süsteem tuleks, ma ei tea, seda ei saa Seda ei saa praeguse seisuga kuidagi tõsiselt võtta ja vaatame, et ükski riik Euroopas seda ei tee ja just hiljuti veel Lätis, kui meelde tuletada, kõik varises kokku, ka see elektrooniline häälte lugemine kohalike omavalitsuste valimisel, kõik jooksis kokku, vallandati valimisteenistuse juht, täielik kaos puhkas. Loeti siis mitu päeva käsitsi kõike üle, kuigi alguses oli nagu plaanitud seal peenemalt asja ajada. Kõik läks vastu taevast ja siis isegi viidati idanaabri sekkumisele. Aga kas Eestis ei või idanaaber sekkuda meie e-valimistesse, jooksutada kogu demokraatia kokku? Ja miks siis sellest ei räägita ometigi? Ja võtame ka see, et nad püüavad, ma ütlen, see e-valimiste programm on selles suhtes üles ehitatud justkui pabersedelite nagu analoogiale, aga see toimub siis elektrooniliselt. Aga see moment, kus need sedelid on seal pitseeritud kastis, ei ole võimalik elektrooniliselt läbipaistvalt teha, sest see ongi selle e-hääletuse puudus, et sellisel viisil, nagu see on üles ehitatud, see programm ei saagi neid ausalt ja läbipaistvalt läbi viia, mis tähendabki seda, et alati jääbki see oht, et keegi võlksib, kuskil on turvaauk, me ei saa seda näha, sest see on selles pimedas mustas kastis. Ja väga sümboolselt lüüakse mõne kuu pärast need plaadid puruks, kust saaks näiteks võltsimiskahtluse korral kontrollida midagi, lasta rahvusvahelised vaatlejad ligi. Need hävitatakse ja siis öeldakse, et elage sellega. See ongi kõik, see ongi see meie legitiimsus. Ja isegi see protokollid ja selle, ütleme, et auditeerimise salvestused hävitatakse, see on ikkagi ennekuulmatu, et jätke siis needki alles, et meil oleks pärast hiljem analüüsida ja mõelda, et kuidas paremini teha, tehnoloogia areneb, inimesed muutuvad võib-olla targemaks, aga ei, kõik hävitatakse. Ja suur tänu, head kuulajad, igal juhul ma teen reklaami korras selle teate, et me oleme terve suvi eetris, me ei lähe suvepuhkusele, paraku räägime asjast. Suurepärane poliitikasaade suvel puhkusel ja kõik, kes on väga pühendunud räägime asjast kuulamisele, siis saate oma poliitika janu ja uudiste janu kindlasti ka vaba sõna kaudu rahuldada, nii et järgmisel laupäeval kell 12 oleme jälle eetris. Kuulmiseni. Kuulmiseni. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine tereraadio.ee ja uueduudised.ee.